Kriisiraadio on oma mikrofoniga Virtsu sadama uues restoranis, 104-kohalises restoranis Albatros. Ja ei tulnud me siia sugugi umbes mingisuguste olematute uudiste jahile. Tulime siia kindla eesmärgiga küsitleda 2 Saaremaa venda, kes tulid Türi linnast kursustelt. Mida nad seal õppisid, kaua need kursused kestsid, kes olid juhendajad, neist kõigist saame mõne minuti pärast ka teada. Praamini on veel aega kuskil 1,5 tundi. Virtsu orkester mängib restoranis muusikat, 2-3 paari löövad tantsu, mis pidi päris tavaline olema. Enne praami ikka tantsitakse, et kodutee oleks libeda. Vennad, kuidas on teie nimed? Evald Maanus. Ma olen Magnus Ankur. Te käisite Türi näidismajandis õppimas niisugust asja, mis eestlastele ajab suu vett jooksma. Ja me käisime põhimõtteliselt seal sellepärast, et õppida, et näidata ja edasi anda meie vaarisade sellist juba kommet, kuidas teha suitsuangereid, jah. Kuidas teha pikki? Jah, alguses tuleks alustada muidugi väikestest, anger ja poistest. Teil õpetati ka, olid loengud ka angerjate nii-öelda ajaloost, et kus angerjad alguse said? Ja muidugi, meil oli mitmeid loenguid, me kõikides ei jõudnudki minna, aga mina põhiliselt olin nendes loengutes, kus räägiti kaluririietest, olema angerja püügil seljas olema. Ja kust siis angerjad pärit on? Ma tahan öelda, et mina olin põhiliselt selles loengus käisin, külastasin, kus õpetati angerja värvi. Tähendab, on eri värvilisi angerjaid ja jumala pärast, et angerjad ei aja ussiga segi, siis on mokas. Ei saa midagi. Angerjad on siis pärit Põltsamaa lähedalt Kreebujõe käärust, kus esimene angerjas tuli kiviajal. Teadmikud annavad teada, et see oli aastal 448 enne meie aja arvamist tuli esimene Kreebujõe angerjas, tuli sealt välja. Poisid, vennad puudusid sellest loengust, aga ma nägin nende õpetajat just siin sadamas, ta läks teise praamiga, teisele poole sõitis Haapsalusse ja rääkisime sellest asjast. Angerja põhiiseloomu omadused. No, angerjas on huvitav kala. Ta on, ütleme niimoodi, tal on väga palju rasva. Mõtleb inimene, et inimene võtab angerjat kui toitu, ega teda ei võeta kui kala. Inimene võtab angerjat ikka kui toitu, kallis toit, aga meil on ta nagu kallis sõber. Me oleme ju rannarahvas, me võtame teda ikka nagu sõpra kogu aeg. Seda peab ka võtma kui inimest. 2 käega. 2 käega ja kui sa lähened angerjale kui kalale või mingile molluskile, siis ta paneb pahaks, ta ei suhtle sinuga. Angerjaga peab kõigepealt rääkima, sa pead ta meelitama välja, rääkima, milles on asi, ta saab aru, ta on väga mõistlik kala. Ja edasi juba lood sõprussidemed ja siis hakkad tegema temast igast vigureid. Enitad või mis tahes, me oleme mõnele angerjale isegi tiivad külge pannud. Ja tulles nüüd selle protsessi juurde, õigemini see kursuse nimi teil oli, kuidas siis teha, missugused asjad peavad olema olemas, et teha pikki suitsuangerjaid? No küsimus ise annab ju ka kohe ka vastuse. On vaja angerjaid ja vähemalt teha tahtmist, mida on mandrimeestel alati olnud vähem kui meil, saare ja rannarahva meestel. Küsime näiteks mis tahes mandri mehe käest, kas ta on angerjale kunagi otsa vaadanud.
mitte keegi ei ole silmast silma angerjaga seisnud. Meie oleme, mandrimehed ei ole. See oleks nagu meie poolt selline trump, aga mis kursustesse puutub, siis kursustel oli minu jaoks oli, nagu ma juba korra ütlesin, väga huvitav see, kui räägiti sellest, mis peab olema seljas, kui lähed angerjaga suhtlema. Räägi sellest, mis peab olema seljas? Selline müts, mis on vanast ajast nimetatakse seda süüdvesteriks. See on selline tagant õlgadeni pika nahast klapiga, ilma nokata müts, mis käib rihmaga lõua alt kinni. Et nägu oleks näha. Angerjas peab nägema nägu, kellega tal on tegemist. Ja peavad olema kindad käes ja soovitavalt kinda pihupesad on õmmeldud koera nahaga, et angerjas ei lipsaks käest. Siia juurde peab lisama, et see angerjale silma vaatamine peab olema konkreetne. Sul ei tohi olla sellised ekslevad, närvilised silmad, siis angerjas paneb pahaks ja ta ei tee sinuga mingit juttu. Ja angerjal on oluline vaadata, mis värvi ta on. Kui ta on näiteks roheline, siis see tähendab, et ta on sellises mõnusas meeleolus. Kui ta aga hakkab mustaks tõmbuma, siis tähendab, et see on vana angerjas ja ta ei taha, nagu vana inimenegi, ta ei taha pikka juttu rääkida. Ta tahab, et temast siis midagi tehakse või tahab rahu. Mõni angerjas, aga punased angerjad, need on need angerja pojad. Need on sellepärast huvitavad, et tihti lugu nad mängivad nagu lapsed. Näiteks nad tulevad hilja õhtul kogunevad ja kui sa neile annad väikese pingpongi palli, siis nad hullavad selle palliga nagu pöörased. Seda on ilus vaadata, aga seejuures nad tulevad ikka sinu juurde, sellepärast kui sa oled neile hea olnud ja vaatavad sulle süütute angerjasilmadega sul otsa, sellest on hea meel sulle ja teistele ka. Reporter tahaks ikkagi saada vastust sellele küsimusele, kuidas siis tehakse pikki angereid. Nüüd me oleme riietest pajatanud, oleme rääkima angerja ustavatest silmadest, kuidas talle peab otsa vaatama, mida veel kõike tegema, aga kui ta nüüd ükskord käes ja angerjaga on nii põhimõtteliselt kokku lepitud, et temast suitsu angerjas teha, mis siis saab? No kõigepealt pannakse angerjas soola sisse, siis ta sureb. Nii on taga kokku lepitud. See on vana komme. Angerjas võetakse merest, pannakse soola sisse. Angerjad kunagi ei tapeta. Angerjas sureb ise soola sees ära, kuival. Ja siis võetakse surnud angerjas ja teda ei puudutata. Ei sabast ega peast, vaid võetakse kinni keskkohast ja pannakse kuiva marlega talle üks kiht ümber alguses. Siis pannakse natukene nõgese lehti, teine kiht marlet ja angerjas ahju. Aga üks oluline asi, enne kui ta ahju pannakse talle suits suhu, sigaret, ja see pannakse põlema, aga ahju alla tuld ei ole vaja selle juures panna. Ja siis ta on seal ahjus, ütleme, kui tahad head angerjad, suitsuangerjad saada, siis ta võib olla seal mitu kuud. Las ta suitset, sa ainult sinu mure on see, et tal suits otsa ei saaks. Käimud kui poevahet, too talle uusi sigarette. Ja siis ta tõmbab. Ja kuidas see pikk on? Pikaks saab teha niimoodi tegelikult. See on nüüd üks variant, kuidas pikk angerjaid teha, suitsuangerjaid. Teine on see, et tuleb panna talle, panna auto selle väljalaske toru sisse. Sumbuti. Ütleme nii, paneme ta sumbutisse sisse, seome saba kinni nööriga ja paneme selle pagasniku vahele, nii et ta ei saa sabaga kuhugi liikuda, et ta on kinni. Nööri pidi siis kapoti vahel või selle pagasniku vahel. Ja siis sinna kuhugi auto rooli juurde panna üks väikene uss. Ja siis hakata sõitma. Ta on usside peale väga lemmik majas ja siis ta hakkab venitama ise ennast, ta tahab seda ussi kätte saada, aga kuna saba on kinni seotud, siis ta venib ja samas see toss, mis seal auto selles torus on, see suitsitab ta ära ja mida rohkem sa sõidad, näiteks ma soovitan sellist asja eriti teha pikama autojuhtidel, hakkad Tallinnas sõitma, võtad kaua peale ja kui sa Milanosse jõuad, on sul väga pikk
pikk ja väga suitsune angerjas valmis. Selge pilt. Kas teile õpetati koolis ka või räägiti koolis ka sellest, kursustel sellest, et mis on vahe, kas on bensiinimootori või diislimootori, et mis seal on konkreetselt midagi vahet selle angeril? Jaa, tavatarbija ju, kes on käinud meie toiduainete kauplustes, teab ju, on märganud letil sellist vihjet, et kas on külmsuitsu või on kuumsuitsu. Kui on pikama auto, ehk siis ütleme diiselkütusel töötava mootori baasil valminud pikk suitsuangeras, siis on ta kuumsuitsu. Aga siis bensiinikütusega autodel, ütleme Moskvitšid, Nissanid, Mercedesed ja ka Opelid on ju tavaliselt külmsuitsuangerad. Ja kas on vahet ka selles, et on see bensiin pliivaba või mitte pliivaba? Jaa, sest et 95 baasil saab põhimõtteliselt ka röstanger. Ja tahtsin veel küsida, et kui mootor on, toodi paar maiuspala siin, vennad, kui enne lähevad praani peale, et kui on sissepiritsega mootor või on tavaline karburaatormootor, kas siis on ka angerjas midagi muutub? Vaata, sissepiritsega ei tohi sellepärast kasutada, siis tal võivad pritse piisad peale, siis ta tuleb täppiline nagu rähn ja see ei ole soovitav. Aga mis veel seal kursustel õpetati, näiteks minule õpetati sellist asja, mis minule eriti ei teravalt meelde, et lapsi ei tohi lüüa. Nii, virtsumehed soovivad head elu ja me hakkame kohe sööma. Ennem veel, kui nüüd suud päris seda toitu täis panna, tahaks küsida, et mis on angerja söömise juures nii-öelda niisugused 2-3 nippi? Angerja söömise üks nipp oleks see, et oleks alati vaja teada, kes angerjat söövad. Siis saab lõigata vastavalt sellele, kas on tegemist sülelaste või vanemate inimestega. Põhimõtteliselt on vaja teada näpupikkust. Et lõigata angerjal täpselt selline jupp, et sa saad võtta selgroo otstest kinni, selle jupi selgroo otstest, siis on sul mugav teda süüa, nagu õuna sööd. Angerjat süüakse nagu õuna. Süda jääb järgi, see roog on siis nagu angerja süda ja muu kõik süüakse ümbertringi ära. See oli nagu üks nipp. Ja te tahtsite öelda teist nippi? No, see ei ole võib-olla nipp, aga üks asi on veel näiteks, mis minule seal loengutes meelde jäi, on see, kui, see oli rohkem angerja suitsetajatele. See oli see, söötke oma meestel kõhud angerjaga täis, siis mehed armastavad. Selle viimase repliigiga on vist paras ka lõpetada, kuna toodi värsked praed meil ette ja ega praaminiga enam kaua aega ei ole. Aitäh mehed teile ja kui keegi sooviks veel Türil nendest kursustest osa võtta, ma tean, et järgmised kursused algavad kuskil aprillikuu teises pooles, siis võtke Türi ühismajandiga ühendust.